Läheme aga tänavatele. Meie reporter Sigrid uuris inimeste käest, ehk oskavad nemad mõnd head nalja meile pakkuda ja kus jookseb nende jaoks piir lubatud ja lubamatu nalja vahel. Rääkige üks hea anekdoot, palun. Ei ole absoluutselt, ma ei oska üldse anekdoote. Ei teagi. Anekdoot. Ei. Nali. Колобок повесился. Колобок это, в принципе, просто голова. Голова не может повеситься, потому что там нет шеи. Поэтому в этом заключается шутка. Vaadake neid Monty Pythoni asju. Seal on kõik olemas. Do you know one? A joke? A good joke? No, sorry. Täisbussis istub munk ja noor neiu ja kui järsu tõmbad, et bussi neiu kukub sülle mungale. Ja siis hüppab püsti ja ütleb mungale oi. Munk ütleb, et mitte oi, aga kloostri ärava võti. See teeb mulle nalja, vähemalt on meeles. Kas on mingi teema, mille üle ei tohiks nalja teha? Ma olen Monty Pythoni fänn, kõige üle teeb nalja. Siukest asja ei ole olemas. Ei ole, ma arvan, see on inimese peas endas kinni, et kuidas sa asju vaatad. Mõnda ei huvita miskina, et võid kõige kohta nalja teha, aga mõnda inimest huvitab ja eks see on tundlik teemaks, iga inimene peab ise tunnetama, mille üle võib teha ja mille üle ei või teha. Над чем нельзя шутить? Над смертью. Tervis kindlasti. Üksteise välimuse üle nagu võib-olla inimene solvub ja ei maksa ikka sellel puhul solvamist teha. No ma ei tea, rass võib-olla, rahvus. I'm not sensible or anything like this, so I can joke about anything. Sugu, mis rassist sa oled, mis orientatsioon sul on, näiteks sellised asjad, aga üldiselt, kui sa oled enda sõprade seltskonnas ja te olete harjunud sükeste asjad üle nii-öelda sõbralikult nalja tegema, siis see on täiesti okei. Täna ei tohiks nalja teha selle COVID-i vastased, kes hirmsasti võitlevad selle üle, et seda olemas ei ole, et see on minu arust naljakas.